Pärnu puhkusetemplis Estonia spa konverentsisaalis laua taga istuvad 5 erineva poliitilise ühenduse liikmed. Just selliselt 2 valimisliidust ja 3 parteist saab loodetavasti Pärnu uus võimuliit. Sellise väga kirjava seltskonna kokkupaneku veduriks sai Keskerakond, kes kogus 5 mandaati. Koalitsioonis on veel EKRE, kellel 7 kohta, valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab 4 kohaga ning liitusid nendega ka parempoolsed, kes said 2 kohta volikogus. Seega üle parda tõugati valimiste võitja Isamaa ja 3. tulemuse teinud Reformierakond. Pean tunnistama, et ma lugesin need programmid läbi enne valimisi. On punkte, kus on väga palju erinevusi, aga ma arvan, et see nagu üldise visiooni osas on just need 5 esindajat üsna lähedased. Muidugi oli jutuks ka linnavalitsuse koosseis. Seal nähakse senise 4 abilinnapea asemel 3 ning linnapea koht liiguks siin EKRE kätte. Linnapea kandidaat hetkel on EKRE esindaja. EKRE võitis valimised selles arvestuses. Ja ka Mart Helme sai esikoha individuaalses arvestuses. Mart ise ütles, et ta läheb volikokku. Linnapea ambitsiooni tal ei ole. Linnapeaks võib tõusta EKRE liige Valmar Veste, mida ka arvavad koalitsioonipartnerid Pärnu ees seisvatest ülesannetest. Ma näen tegelikult palju rohkem ühisosa. Ma näen eriti sellistes valdkondades, mis on meile väga olulised. Need ongi need samad noored, haridus, huviharidus, sotsiaalteemad, ka elukeskkonna teemad. Millist elukeskkonda me ikkagi Pärnus kujundame ja siin meil erimeelsusi ei ole. No kindlasti üks paljusid pärnakaid ja ka külalisi puudutav asi on parkimiskorraldus, et me oleme oma valimisprogrammis ka teinud 2 ettepanekut, et laupäev oleks tasuta ja tööpäevadel siis alates kella 6 tasuta, et kui inimene tuleb kas tööpäeva lõpus või laupäeval aega veetma, puhkama kesklinna randa, siis ta tunneb ennast vabalt, et ta ei pea vaatama, et tund saab täis jälle parkimiskella juurde jooksma. Ja eks neid pisemaid asju on veel teisigi. Pärnu koalitsiooni läinud parempoolsed on reeglina välistanud koostöö EKRE ja Keskerakonnaga. Olukord täna Tallinnaga natuke erinev, et kõik need 5 loodava võimuliidu esindajat on täna oma valimistulemustelt, keegi neist ei ole domineerivas positsioonis. Ja poliitilise sellise edu tagab see, kui sul on laua taga võrdsed partnerid, kes peavad tegema omavahel kompromisse selleks, et jõuda selle ühisosani. Kas siiski on üleval veel mingid variandid, et Isamaa ja Reformierakond saaks koalitsiooni läbirääkimiste juurde? Isamaa ei ole meile teinud rohkem ettepanekuid. Peale seda asusid juba loodava koalitsiooniliidu esindajad läbirääkimiste laua taha, et juba täies mahus kinnitada, kas koalitsioon on võimalik või ei.